Täpselt kuu aega tagasi paigaldati Saaremaale Kuressaarde sellised erksad punased konteinerid. Nendesse konteineritesse saavad inimesed tuua oma vanu riideid. Kas need on siis väikseks jäänud või lihtsalt ei soovi enam kanda? Tegemist ei ole prügikastidega, vaid väga rohelise mõtteviisiga. Ja need konteinerid on osutunud niivõrd populaarseks, et nüüd on plaanis paigaldada neid juba üle terve Saaremaa. Kust on tulnud üldse selline idee, et paigaldada Kuressaarde riiete kogumise konteinerid? No eks mujal Eestis on ju need riiete kogumiskonteinerid suuremates linnades olemas ja ega siis Kuressaare ei saa ka kehvem olla, et me oleme aastad tegelikult tahtnud neid riiete konteinerid siia, aga nüüd siis tegime Humanale suvel konkreetse ettepaneku. Humana tuli selle mõttega kaasa, arvas, et see on hea mõte ja sealt see asi edasi arenes, et tellisime endale konteinerid, 5 riidekonteinerid siis, need on Eestis valmistatud ja saime nad jaanuari lõpus kätte ja nii kohe läks ka riiete kogumine lahti. Milliseid riideid inimesed tohivad sinna konteinerisse panna ja kuidas need peab pakendama? Riidekonteinerisse tohib panna nüüd kasutuskõlblikke riideid, mida on siis võimalik uuesti maha müüa, aga ka selliseid riideid, kus on augud sees või enam ei ole, ütleme, kasutuskõlblikud või müügikõlblikud. Et sellised riided siis suunatakse taaskasutusse, et võib panna nii riideid, muid tekstiile, voodipesusid, kardinaid, aga ka näiteks laste mänguasju, mida siis oleks võimalik uuesti järgmistele kasutajatele edasi anda. Kas jalanõusid tohib ka panna? Kui on kasutuskõlblikud jalanõud, et siis võib panna küll. Ja need riided tuleks nüüd konteinerisse panna sellise kilekoti sees või võib ka paberist kott olla, et tühjendamise ajal, kui see luuk eest lahti tõmmatakse, et siis nad ei kukuks kõik välja ja võib-olla kui vihma sajab, et nad saaksid seal märjaks ja mustaks. Et jah, väikse kilekoti sees, et väga suurt kilekotti ei saa ka sinna, see lihtsalt ei mahu luugist sisse, et ta jääb sinna luugi vahele kinni. Ma olen kuulnud, et need konteinerid siin Kuressaares täituvad väga kiiresti. Kui tihti neid siis peab tühjendama? Nad tõepoolest täituvad väga kiiresti, et meil on pisut üle kuu need konteinerid olnud ja tuleb tühjendada ikka kas iga päev või heal juhul üle päeva, et nad saavad tõesti päris tihti täis, päris ruttu täis meil. Et tundub, et inimestel on kodudes need riidevarud, et siiamaani pole olnud head võimalust, kuhu neid riideid ära anda siis. Et inimesed ju ei taha ka ära visata, kui see asi on veel kasutuskõlblik, et siis on nagu kahju ära visata. Et siis nüüd on selline hea, mugav võimalus, et tuled autoga konteineri juurde või ka jalgsi, eks ole, ja siis paned oma koti sinna sisse. Ja need konteinerid on siin Kuressaares olnud nüüd täpselt kuu aega. Kas te olete ka üle lugenud, kui palju on kotte tulnud või kilogrammidest palju on toodud neid riideid? No seda me üle lugeda muidugi ei jõua, et neid just enne rääkisin selle Humana lepingupartneriga, kes selle tühjendamisega tegeleb, et tema ütles, et iga tühjendusringiga ta umbes 20 kotti saab täis. Ja Humanalt oleme siis saanud info, et praeguseks on ära viidud juba sorteerimisest keskusesse umbes 10 tonni riideid. Ja sorteerimise käigus, kas on leitud ka midagi sellist põnevat nende kottide seest? Vaat seda ei oska mina öelda, kuna see sorteerimine siin ei toimu ja Humana ei ole meile ka teada andnud, et midagi väga põnevat oleks seal sees olnud. Et õnneks võime öelda, et prügi sinna inimesed ei pane, et see on asi, mida me alguses kartsime, et äkki hakatakse panema lihtsalt prügi nendesse konteineritesse. Et seda on olnud üksikud juhud, kus võib-olla mingi pakendikott on sinna läinud, aga seda on ikkagi väga vähe, nii et meil on väga hea meel, et inimesed saavad aru, mille jaoks need konteinerid on ja kasutavad neid õigesti. Ja nüüd on tekkinud mõte, et kuna see on väga populaarne, tuleks need konteinerid ka Kuressaarest kaugemale veel viia, et kui palju ja millised asukohad siis? Jah, et kuna Kuressaare on ainult ju üks osa Saaremaa vallast ja paljud inimesed praegult toovad väljaspoolt linna oma riidekoti võtavad kaasa ja toovad siia konteinerisse, et meie näeksime jah, et need riidekonteinerid on igas endises vallakeskuses ja igas alevikus, et põhimõtteliselt võiks neid umbes 10-15 konteinerit meil Saaremaa vallas veel olla.